Kristina kenasti aitab siis toimetada liikli. Aitäh ettekandes. Mina olen kohustatud isiku esindaja ja vaatasin üle ka need teavitused, mis me siis äriregistrisse saanud olema. Teavituses on sisuliselt kirjas see, et alates juulist saab esitada taotlust selle jaoks, et nendele andmetele ligi pääseda. Praegu te ütlete, et 12 tööpäeva võtab menetlemine aega. 10. pannakse andmed kinni. Kuidas edasi? No, ütleme niimoodi, et nagu ma ütlesin, siis 10 tööpäeva on pandud, ma ütleks, et pigem nagu selleks olukorraks, et mis võiks olla mõistlik menetlusaeg ja mida tegelikult Euroopa Liidu direktiiv ka iseenesest ütleb, et 12 tööpäeva võiks olla see periood, tegelikult näeb ette ka seal teatud võimalusi, nii nagu mõnes mõttes määruse eelnõus on ka kirjas, et ka pikendada teatud juhtudel, kui on töökoormus suurem. Aga nagu ma ütlesin, siis me olemegi mõelnud kõik need stsenaariumid läbi olukorraks, et see oleks sujuv üleminek. Et kui need lepingud on esitatud, siis me teeme kõik endast olenevalt võimalikult kiiresti need ära lahendada. Mis ma soovitan teha, võib-olla ongi see, et alates sellest kuupäevast, kui lepingutaotlust saab esitada, ehk siis loogika lihtsalt ütleb seda, et me lahendame neid taotlusi vastavalt selles järjest sisse tulnud on. Ehk siis kes varem taotlus ära esitab, siis ka on lootus, et ikkagi õigeks ajaks saab. Aga kui õigeks ajaks ei saa, et selles mõttes üks kriisistsenaarium on loomulikult ka see, et kui me näeme, et on jätkuvalt väga palju kasutajaid, meil on näiteks väga palju tõesti taotlusi seal sees, mida me ei ole jõudnud ära menetleda selleks kuupäevaks. Siis me peame tegema otsuse, et natukene pikendada seda avalikku kättesaadavuse registril. Võib-olla lühike vastus on see, et kindlasti ei ole meie eesmärk tekitada olukorda, kus keegi peale seda kuupäeva neid andmeid ei näe, kellel tegelikult on kenasti kõik avaldused tehtud nende ligipääsuks ja tegelikult on ka need õigused olemas, et neid andmeid näha. Ma täpsustan küsimust, me oleme lepinguline klient äriregistris. Kohustatud isik olnud aastaid kohustatud isik. Kas ministeerium ei saaks kuidagi teha seda taustatööd kohustatud isikut meile poolt need õigused juba nagu anda või panna? Me kusjuures tegime natukene seda taustatööd, aga ma ei oska nüüd öelda, et eks võib-olla me saame pärast vaadata konkreetselt teekaasuse juhul, miks ei tulnud siis see välja, aga me vaatasime seal tegelikult kahte asja, et kus me suutsime ise kohustatud isikud ära tuvastada, oli üks kriteerium ja teine oli siis see, et oleks näinud seda kasutamist ka. Ma ei tea, kas siis olete küll kohustatud isikud, aga kuidas see kasutus on olnud, et võib-olla see kasutus ei ole olnud siis nii tihe, et ei sattunud sinna listi, kellel me siis ise ära määratlesime juba enne. Ei tea, ühesõnaga siin ongi 3 erinevat liiki kirju tegelikult läks välja, et osad, kelle suhtes me suutsime ära tuvastada eeltööna selle. Ma võtaks kohe selle küsimuse, saab tere Angelika Ruubel, audiitorkogu. Et kuna kõik vandeaudiitorid, kes oma arvamusotsuseid portaalis esitavad, seal käib praegu automaatne võrdlus RIK-i portaali audiitortegevuse registri vahel. Ja see praegune muudatus läheb täpselt sinna kuupäeva, kus kõigil ettevõtetel on aruande esitamise tähtaeg, et võib-olla mõni jääb paar päeva hiljaks, et siis jääbki, kõik jookseb samasse kohta kokku. Kas vandeaudiitoritele ehk oleks ikkagi võimalik see anda automaatne ligipääs ilma vahepealse halduskoormuseta, sest et kõik audiitorettevõtjad selle ligipääs niikuinii peavad saama? Ma annan siin Karolale sõna, kes on rohkem selle audiitorite temaatika kuulsus. Nii, tervist äriregistri poole pealt. Ma räägin korra siit ära, et me teeme niimoodi, et audiitorite osas, et
kui sa oled füüsilise isikuna tuvastatav audiitor, siis me lubame automaatselt ligi. Aga me ei saa teha audiitorbüroodele vaikimisi seda, sest me ei tea neid isikuid taga. Igas audiitorühingus on ju ATR-is või ikka samamoodi. Kui tal on eraldi audiitor meile kätte saada sealt ATR-ist. Et selles mõttes ta peab olema seal lapselt ainult esindusõigusega vandeaudiitor saabki oma arvamust esitada. See tähendab seda, et riigis niikuinii käib juba kontroll selle vastu, et see, kes oma selle audiitori aruande allkirjastab, et oleks esindusõigusega. Siis nad saavad, siis ei ole probleemi. Me lihtsalt vaatasime, et sealt tuleb 2 liiki nii-öelda büroo pluss eraldi, et peab olema füüsiline isik. Füüsilise isikuna saab, siis saab ja siis... Ja teised lähevad bürooga tegema siis lepingut, kui ei ole, et siis sa saad, saabki eraldi teha need büroos on võib-olla veel mingi töötajad, kes nii või teisiti peavad digi saama, et siis teha leping ja siis juba täita ära. Aitäh. Ja kui on mikrofon minu käes, kas ma võiks ühe mittetehnilise küsimuse nüüd siis ilmselt siis esitada? Et ma vaatasin selle logimise kohustus, et kas ma sain õigesti aru, et vandeaudiitor, kes teeb päringuid oma kliendi kohta, enne kui ta kliendile aktsepteerib seda klienti, mida ta peab tegema seadusest tulenevalt, et ta peab selle kohta ka eraldi logi pidama, et seda vajadusel esitada või mis see logimise slaid oli või on see, et logi peetakse ikkagi registris, et vandeaudiitor on sinna sisse loginud? Kui on sisse loginud registrisse ja teeb sealt päringut, siis registri logib juba seda teha. Eraldi halduskoormust audiitorite sellega. Aitäh! Lihtsalt korra täpsustan, et see puudutaski pigem nagu neid siis õiguslik huviga juurdepääsu saanud isikuid, kes pakuvad tooteid või teenuseid. Meie ju sealt seal ei toimu seda logimist, et me ei tea, et kes nende klientidest siis need andmed tegelikult vaatab. Et seal ongi siis üks asi on see, et ta nimetab ära selle taotlus, kes on kliendid. Ja teine asi, mida ta peab siis tagama, ongi see, et kui ta nüüd sellele kliendile neid andmeid edastab, et kui tulevikus me küsime tema käest, et millega raames ja näiteks sa neid andmeid siit oled pärinud endale, et mis sa need andmetega tegid, et siis ta ise suudaks ära näidata, et ta need andmed edastas siis sellele isikule ja teisipidi siis meie vajadusel siis saame kontrollida seda, et see isik, kellele ta näiteks edastas, need andmed olid näiteks kohustatud isik ja ongi kõik korras ilmselt. See oli pigem sellega seotud, et kui ta e-registris juba ise oma ID-kaardiga sisse logib, siis seal kõik kenasti agenditud pigem puudutaski see, et massandmed, kes maha laevad, et kui nad seal organisatsioonis sees need andmed kasutavad, et siis nendel on vaja ise nagu saada aru, et kes siis nende andmetega toimetas. Siin üks lisaküsimus ühele eelnevale küsimusele, kas ma sain õigesti aru, et isegi kui on lepingud tehtud, siis nagu iga taotluse, selle on see maksimum see 12 tööpäeva vastamise aeg ikkagi? Ei, lepingud, kui on nüüd tehtud ja lepingu alusel on saadud andmekogule juurdepääs, siis on teil piiramatu juurdepääs sisuliselt. Ehk siis see on nende üksikandmete või üksikpäringute puhul? See on taotluste puhul, ehk siis kui sa tuled lepingut sõlmima või kui sa teedki siis selle taotluse andmete nägemiseks selle üksikpäringuga. Et see on see, et kui sa juba korra oled lepingu ära sõlminud, siis edaspidi ei pea seda tegema 3 aastat vähemalt. Selge. Tere! Mul küsimus kohustatud isiku esindajana, et kui me küsime andmeid API vahendusel, kas sellisel juhul ka see protseduuris midagi muutub, kas seal on samuti töötajate, õigustatud töötajate registreerimiskohustus? Annan korra sõna. Ma räägin, et kui te kasutate tegelike kasusaajate teenust või siis sinna juurde tuleb nüüd, kui te olete SOAP-i kasutaja hetkel, SOAP-teenuse kasutaja, siis te peate vabatahtlikult hetkel üleminekuperioodil, te peate põhjendama, kes teil vaatas, mis isik ja põhjenduse ka panema sinna.
et mis põhjusel te vaatasite. Üleminekuperioodil selles mõttes on see vabatahtlik, et teenus jääks tööle, kellel teenus on, et see ei tekitaks teile probleeme. Uued kasutajad, kes tulevad lepingut sõlmima, me suuname uuele REST-teenusele ja seal on see kohustuslik juba. Et igal juhul te peaksite siis täitma ära kindlasti, kes vaatas ja mis põhjusel vaatas. Ja ütlen siinkohal veel ära, et kes kasutavad täna äriregistri detailpäringut, et sealt enam tegelikult kasutajate andmeid ei saa. Ühesõnaga, meil on täna kasutaja, ma saan aru, et kui me nüüd esitame uue taotluse lepingu sõlmimiseks, siis me saame uue kasutaja. Teil leping jäi kehtima? Ei jäänud. Ei jäänud, aga teil täna kasutaja on olemas või? Ja. Siis me oleme nii mõelnud, et esialgu vist erandjuhul me avame selle sama teenuse, et kui teil oli olemasolev teenus, vaata juba kasutusel, et muidu see teenuse arendamine võtab aega. Need, kes nüüd hakkavad nagunii arendama, et siis nad tulevad resti peale juba. Et kui teil oli täna teenus kasutusel, te kasutasite, teete uue taotluse, saate aktsepti, me avame teile teenuse lihtsalt üleminekuperioodiga, siis saadame teile uuesti teate, et nüüd me sulgeme ikkagi selle sõupteenuse ja lähete resti peale mõne pärast üle, et saate lihtsalt selle üleminekuperioodi aja. Okei. Tahtsin küsida seda, et kohustatud isiku lepinguline esindaja, kas ta saab juurde lisada neid kasutajaid, kes tal on ettevõttes? Selleks, et tal on olemas olev leping juba. Jah, saab ikka. Hendrik Mägi Pangaliidust küsin, kas te rääkisite palju logidest, kas Texa liitub nüüd andmejälgijaga? Praegu ei ole küll sellist plaani, et andmejälgijaga liiduks. Siin on väga selged põhjused sellega seoses, et tegelikult neid kes vaatab tegeliku kasusaajate andmed, et need on tegelikult konfidentsiaalsed, et see ei ole ette nähtud, et saaks füüsiline isik peaks saama kuidagi teavitatud sellest, et tema tegeliku kasusaaja andmeid nähti. Aga nii nagu täitmisregistriga ka alguse arvasime, et ei lähe andmejälge külge, siis Justiitsministeeriumi soov see oli. Kuna siin on praegu käimas just kuni 18. saab kooskõlastada ja arvamusi avaldada, siis täna ei oska veel öelda, et mis teiste ministeeriumite ja arvamuste seisukohad on, aga meie ei ole näinud andmejälgijaga liitumist ette ja ei tea seda ka vajalik. Enne kui küsimus, siin on 2 küsimust veel vähemalt, ma näen, et korraks mul lihtsalt tuli üks asi meelde, mis ühel kohtumisel tuli jutuks, et osad kasutavad sellist teenust nagu muutuste teenus, oli see nimi, muudatuste teenust, jah. Et selleks, et neid sanktsioonide nimekirju ja sanktsiooni kohustust täita, et siis see teenus jääb alles, et selles osas mingid muutusid ei ole. Et me algselt mõtlesime, et selle teenuse sulgeme, aga siis me saime aru, et selle teenus on tegelikult vajadus ja eesmärk täiesti olemas, et siis see teenus jääb ennast alles, eks. Nii. Ja, tere. Uusmaa kinnisvarabüroost, et küsimus, et kui meil on äriregistris on tegevusala on meil kinnisvaravahendus, mis on koostöötüüp. Kas siis ma saan otsust vastust enne, aga kas see on siis automaatselt nüüd tekib see õigus hakata neid töötajaid lisama või siis me peame eraldi tegema ikka selle taotluse lepinguliseks kliendiks saama? Jah, et esmalt tulebki siis, kui ongi vaja püsivalt vaadata neid andmeid, siis on mõistlik sellele büroole minna ja sõlmida leping. Siis tekib seal administraator kasutaja ja see administraator kasutaja siis lisab seal büroos need isikukoodi alusel sinna, kes neid andmeid siis tulevikus näha saavad. Ja siis, kui nad logivad juba ise sisse sinna äriregistrisse, siis neil automaatselt on need õigused juba olemas. Ja kas need saavad olla ainult töötajad või juhatuse liikmed, koostööpartnerid, kuidas sellega? Saavad olla koostööpartnerid ka. Aga siis vastutab ikkagi. Aga koostööpartnerid, mis see tähendab koostööpartnerid? No, kinnisvaravahenduses on teemaks see, et ei ole ju töötajad maakserid, vaid on alltöövõtjad tegelikult. Jah, ei ikka. Neil on vaja samamoodi ju täita seda kohustatud isiku kohustust, et seoses sellega on neil juurde pääsu vaja. Okei, aga kui kinnisvarabüroo Uusmaa nüüd määrab seal näiteks oma alltöövõtjad, kas siis vastutab Uusmaa kinnisvarabüroo, kui seal keegi alltöövõtja teeb mingisuguseid ebaseaduslikke päringuid, mida ta suudab põhjendada või alltöövõtja? Ikka vastutab siis see, kes leping on sõlminud trükiga.
Ehk siis teie, kui sõlmite alltöövõtjatega lepingut, peaksite panema endale sinna kaitseklauslid sisse. Ehk siis põhimõtteliselt, et ennast kaitsta oleks mõistlik, et alltöövõtjad teevad lepingud. Nad on samuti kinnisvarabürood, ühe mehe kinnisvarabürood võib-olla. Aga siis ma saan aru, et see on see 10 või 12 päeva, see tööpäeva siis lepingu sõlmimise aeg. Nad saavad reaalselt hakata neid andmeid sealt kätte saama. No sõltub jah, kui kiiresti meie võimekus on. Et ma kujutan ette, et ega kui ma ise näeme ette, et kui meil võib juhtuda see selline suurem laviin või kus me võib-olla ei suuda väga kiiresti siis neid ära kinnitada, neid lepinguid ja taotlusi ongi võib-olla siis see hetk, kui see muutub. Ma usun, et see 10. ei ole ka veel see kuupäev, et pigem on see esmaspäev ilmselt, kus võib tulla mingi võib-olla suurem hulk neid taotlusi, mida lahendama peab. Aga lepinguid saab juba hakata sõlmima 1. juulist tähendab jah. Ei saa veel 1. juulist. Need, kellel olid, need said määrata need kasutajad. Ja, okei. Et ütleme niimoodi, et me loodame, et me ei sea kuidagi nende kinnitamistega kellegi tööd siis ohtu. Aga jah, niimoodi see täna planeeritud on, et proovime ikkagi jõuda ära kinnitada kõik need lepingud ja taotlused. Ma ütlen korra vahele, et selles mõttes me saame ilmselt seda olukorda jälgida, et kui palju lepinguid tuleb, kui palju te jõuate läbi vaadatud, et backup plaan oli see, et me hoiame nii kaua lahti vaata neid andmeid, et selles mõttes, et kui on näha, et see mass on nii suur on ja et millega pärast ei jõua teha. Jah, korra me juba põhimõtteliselt siis me jälgime nii-öelda laivis siis olukorda, mis juhtuma ongi, et ega meile ka lõpuni ei ole teada, et kui palju neid võiks olla, sest täpselt, et kui me vaatasime nagu andmekogu kasutust, siis me näeme ühte pilti, aga me teame, et see ei pruugi olla tegelik pilt, sellepärast, et meil täna olid need andmed igat muult ka kätte saadavad, et me ei tea, kui palju kasutati siis tegeliku kasusaajate andmekogu, kui palju kasutati seda muid neid allikaid siis oma kohustuse täitmiseks. Aga iseenesest see lepingu sõlmimine ei tohiks olla ka väga keeruline, et täpselt samamoodi, nagu ma ennist slaidi peal välja tõin, et on teatud klassifitsaatorid juba, mis tegelikult natukene tuvastavad ära seda, et kui MTA-kood vastab kohustatud isikule ja nii edasi, et siis me tahaksime jõuda nagu sellega pigem sinna, et meil jääb see see kliki tegemine, et kinnita leping ja ongi kogu lugu. Et me ei peaks ise tõesti väga hakkama nendesse põhjendustesse süüpima ja nii edasi. See, kuidas me oleme mõelnud, tagab ka selle, et meil peaks olema piisavalt kiirust, et neid lepinguid menetleda siis kiiresti. Ja ma arvan, garantii ongi see, et kui maht läheb suureks, me näeme, et meil on midagi lahendamata sellel kuupäeval, siis ta on veel avalik, siis lihtsalt senikaua, kuni me oleme suutnud kõik need ära teenindada, ütles. Ja. Minul on selline küsimus, et kas kohutatud isiku puhul näiteks advokaadibüroo, kas need isikud, kes sinna portaali kasutajaks määratakse, et kas nad peavad olema advokaadid või nad võivad olla ka need tugiteenuste pakkujad ja teiseks, kas see kasutajate arv on kuidagi piiratud? Ma mõtlen arvuliselt, et kui advokaadibüroos on, ma ei tea, 100 inimest, et kas saab neile kõigile anda või seal on näiteks, ma ei tea, piirang 10 inimest? Ei ole piiranguid jah, et saab anda kõigile ja ei ole kuidagi ka piiratud sellega, et kas ta on advokaadi staatusega, on tal mingi muu staatus. Pigem on see küsimus ju, et milleks tal neid andmeid vaja näha on ilmselt mingi tööülesande täitmiseks ja siis kui see täidab ju kohustatud isiku tööülesande, siis sellest piisab. See ei ole jah kuidagi seotud selle staatusega. Ja see ülesannete ring ei pea olema ka piiratud, nii nagu rahapesu tõkestamise seadus ütleb, et ainult siis need majanduslikud tehingud, vaid kogu see õigusteenuse osutamine, sest seal on ju vajalik ka näiteks huvide kontrolli tegemist. Just. Et see ongi hästi, tegelikult ma ütlengi, et miks mina ei taha üldse rääkida sellest, et midagi piirame, sest tegelikult neid põhjuseid, miks neid andmeid vaadata, ongi väga palju. Ja ma siiralt usun, et inimene, kes need on näha tahab, oskab ka need põhjused sinna kirja panna, et sellepärast ma ütlen, et see tegelikult ju väga ei piira. Tere, jah. Mul on ka küsimus kasutajate kohta, et need lisatud kasutajad, kas need, kui lisatakse isikukoodiga,
siis kas see tähendab, et isikukood peab olema Eesti isikukood? Et kui meil on kasutajad ka filiaalidel teistes liikmesriikides? Kui ta on Euroopa Liidu liikmesriiki oma, siis ta saab tegelikult olla. Et selles mõttes ta peab saama selle EU-ID-ga sisse logida, et muidu me ei tuvasta teda ära. Aga ta läheb siis meie kohustatud isiku, juriidilise isiku selle lepingu alla? Jah, siis teie vastutate selle eest, et on ja selle välismaalase eest, ta peaks olema Euroopa Liidu kodanik ja siis kasutame seda Euroopa Liidu isikukoodi, ma ei tea, siis Läti isikukoodi, ütleme nii. Ja siis eeldama, et ta siis kasutab seda EU-ID sisse logimiseks, et me saaksime kätte ta siis. Seal võib olla tehnilisi probleeme, et selles mõttes ma ei ole päris kindel. No seda ma küsingi, et kas tehniliselt on võimalik lisada? Teda võib lisada küll, aga küsimus on selles, et tihtipeale näiteks lätlastega on see probleem, et nad ikkagi ei saa selle autentida ennast, sellepärast, et see EU-ID ei anna nende korrektset isikukoodi, et ta kuidagi väljastab seal teistmoodi. No seal on mingid tehnilised teatud probleemid, et ma arvan, lisada te saate nad, aga siis lihtsalt jooksvalt klienditeenindusega pöörduge ja siis hakkame vaatama, lahendama. Ma ei oska 100% lubada, et see kindlasti väga libedalt läheb seal. Nii kaua kui keegi veel mõtleb, üks küsimus oli siin kindlasti veel, et jällegi üks asi tegelikult tuli meelde, mis on just väga oluline ja mis ma tahtsin ka rääkida, on ju tegelikult see, et üks pool sellest on küll tõesti see, et nüüd on vaja teha natukene lisatoimikuid selleks, et neid andmeid näha. Aga tegelikult tänu sellele süsteemile, mis me loome, on võimalik siis nii-öelda liikuda ka sügisest tegelikult siis nii-öelda süsteemi nimega PORIS, mis on siis Euroopa liikmesriikide vaheline selline keskregister või keskne infosüsteem, mis tegelikult peaks toimima niimoodi, et ta kogub erinevatest liikmesriikidest tegelikult kasusaajate info nii-öelda kokku, vahendab seda ja saadab siis sinna teisse liikmesriiki, kus see päring tuli. Karala tahab, võib-olla ma panin tehniliselt midagi panna. Ei, see oli sügisel, aga me saime alles info, et nad on alles valmis 2027 esimene kvartal. Okei. Siis selles mõttes võtab aega. Natuke võtab aega, aga nii-öelda selleks, et me oleksime valmis, kui see teenus läheb laivi sealt poolt, et selleks siis nii-öelda meie oleme omalt poolt ka tehniliselt nii-öelda valmis. Ehk siis nii-öelda sügisest alates tekivad nii-öelda kasutajate rühmadele ka piltkudes sertifikaadid. See on lihtsalt selline siis nii-öelda sertifikaat on see, mis ütleb ära, et missugused andmed sul on siis või millist andmekomplekti on sul õigus näha ja võimaldab siis seda, et teises liikmesriigis ei ole vaja eraldi hakata tuvastama, et sa ei pea minema siis sinna teiste liikmesriiki ja uuesti samasugust taotlust tegema, vaid et sisuliselt hakkab liikmesriikide vahel vastastikune tunnustamine. Et kui Eesti on juba ära tuvastanud, et tegemist on näiteks kohustatud isikuga või tegemist on õigustatud huvi alusel juurdepääsu õigust omava isikuga, siis ta läheb selle sertifikaadiga sinna teisse liikmesriiki ja need sertifikaadid pannakse liikuma siis läbi selle PORIS süsteemi. Et see siis võimaldab tegelikult meil tulevikus hoopiski näha veel rohkem andmeid ka teistest liikmesriikidest, et ajakirjanikele kindlasti väga hea võimalus, et meie süsteemis tuvastatakse ära, õigustatud huvi on olemas, on ajakirjanik ja saab siis PORISe kaudu tegelikult kõikide teiste liikmesriikide tegelikult otsusajate informatsioonile juurdepääsu. Aga nüüd küsimus juba pikalt ootasid, palun. Ja, mul on natukene tehnilisemad küsimused ja olen Annika ja infoportaali esindaja. Ja muudatuste teenusest oli juttu, et muudatuse teenuse otsustasite alles jätta, aga kas see jääb siis avatuks kõigile lepingulistele klientidele või on siin erinevusi sõltuvalt sellest, kas klient on kohustatud isik või õigustatud huvi alusel pärija? Jääb kõigile. Et selles mõttes, kui teil oli leping juba äriregistriga saate, kui teil seni pole olnud äriregistriga lepingut, siis te nagunii ei saanud seda kasutada. Et siis selles mõttes jääb alles. Okei, hästi. Veidikene veel nende teenuste kohta tehnilisi küsimusi. Ma saan aru, et see andmete pärimise sõupteenus, et kui kohustatud isik pärib, siis ta saab isikukoodi, kui õigustatud huvi alusel isik pärib, siis ei saa isikukoodi. Kuidas see toimub? Just nii, täpselt nii ongi.
Kas te ei ole mõelnud sellise lahenduse peale, et oleks võimalik kohustatud isiku nimel volitatud töötlejana päringuid teha? Selline idee tuli meil neljapäeval tegelikult jutuks ja see mõte, et nii-öelda lõpuni ei ole seda nagu saanud analüüsida, aga ütleme, et esimesed arutelud me pidasime, et siis esimesest startist kindlasti me sellist võimalust edasi ei näe. Lihtsalt ma ei suuda nagu lihtsalt seda siis, kuidas see nagu päriselt toimima hakkaks, et ikkagi peaks olema see, et ta ise peaks olema kohustatud isik, mitte nii-öelda, et ma kohustatud isikuna annan veel edasi mingisugused volitused kellegile, siis minu nimel teha midagi. Aga see on nagu ma arvan ka, et näiteks üks asi, mida kindlasti nüüd tuleb seal ära, mis tuleb eelnõule tagasiside ja seal me võtame natuke põhjalikumalt siis selle analüüsi. Täna ma lihtsalt ei saa lubada, et pigem ei ole võimalik. Ma arvan, see on lihtsalt liiga tehniliselt liiga keeruline. Analoogsed lahendused on olemas rahvastikuregistri kliendikeskusel fikste päringute näol, et selles mõttes võib-olla. See on juba hea info siis. Jah, saate võrrelda või uurida. Aga jah, kuna see oli niisugune raske asi, mis tuli neljapäeval meil kohtuks, et siis ei ole jõudnud selle paari päevaga veel väga süveneda. Aitäh, Peeter. Hoolsusmeetmete edukas rakendamine eeldab seda ka, et klient ise teaks, et ta on tegelikult kasutaja kuskil. Samuti, et isik, kellega näiteks pank suhtleb, on ta siis mõne suure ettevõtte töötaja, näiteks ei ole juhatuse liige, teab, kes tema esindab ettevõtte tegelikult kasusaajad on. Et kellele ja kuidas tulevikus on tagatud ligipääs siis andmetele nii enda kohta kui tegeliku kasusaajana või ka siis ettevõtte kohta, et kus ta töötab, juhatuse liikmed, nõukogu liikmed, mis rollid seal siis on, et vaadata just ühte ettevõtet, millega isik on seotud. Ma võtan kohe üle, et kui te olete esindusõiguslik isik äriregistris, siis te endiselt näete oma tegelikke kasusaajad. Kui te olete ettevõtte seotud isik, olete osanik nõukogu liige, siis te näete ka tegelikke kasusaajate andmeid selles ettevõttes, kus te olete osanik nõukogu liige või nii edasi. Te näete lihtsalt mitte isikukoodiga, vaid te näete nii nagu VIP3 tasemel, te näete teisi kasusaajaid siis selle sünniajaga. Kui te olete tegelik kasusaaja kuskil ettevõttes ja logite sisse, siis te saate igal juhul näha, et te olete seal. Iseennast te näete igal juhul. Et selles mõttes mingit probleemi ei ole. Kui teil selgub, et te olete kuidagi valesti sinna sattunud, siis te saate esitada oma lahknevusteate. Et see tuleb ka juurde, mida täna kasusaaja ise ei saanud enda kohta tegelik kasusaajad. Nad saavad seda ka tegema hakata. Kohustatud osapoole poolt küsimuse just üle abiühenduse, et kui on tegemist, kasutame siis seotpäringuid, tegemist on automatiseeritud päringutega. Te mainisite, et seotpäringutega siis nagu vabatahtlik määrata, kes siis seda päris, et kas see on praegu siis okei, kui kuni üleminekuni restpäringutele ei ole selgelt kirjas, et kes päringu tegi, kui tegemist on automaatse päringuga. Ja, et see on üleminekuperioodil ja et selleks, et teil teenus lihtsalt tööle jääks on ja et me teeme nad vabatahtlikeks, et kellel vähegi võimalik, siis see on nagu soovituslik valmis jõuda, aga arusaadavalt on vähe aega, arendused võtavad aega, et siis selles mõttes on ja. Aga see üleminekuperiood kestab kui kaua? No ma ei tea, vaatame, kui kiirelt kõik saavad oma lepingud sõlmitud, et siis me ilmselt riigi poolt saadame siis eraldi teavitust, et nüüd me hakkame seda siis nii-öelda seda sõlmpäringut sulgema ja suuname teid resti peale. No, ma arvan, et selleks on aega. See ei juhtu nii kiiresti. Aitäh.
tere, Brita Kasa Maksu- ja Tolliametist. Minul on küsimus XD teenuse kohta. Me täna oleme e-äriregistri lepinguline klient ja saame andmeid, tegelikult kasusaajate andmeid siis detailpäringu teenusega. Kas selle teenuse kaudu andmed saamine sulgub ka 10. juulist? Just nii. Ja me peame võtma kasutusele siis uue teenuse. Kas sellega seoses on meil vaja olemasolevat lepingut ka ikkagi muuta? Ei, ma arvan, et ei ole vajalik, kui te olete Maksu- ja Tolliamet sai ju kuni Tüüp 1. Ja tüüp 1, te saate. Aga kui me soovime lihtsalt selguse mõttes, et milliseid teenuseid me siis, mis Selles mõttes jah, et võib kirja kirjutada kliendi toele ja siis saab vaadata üle. Okei, ja siis mul on küsimus veel, et kas selles uues teenuses andmekoosseis jääb samaks või seal on ka... Andmekoosseis enam-vähem, see on kõik sama, välja arvatud siis need kohustatud, kes vaatas selle andmestik ja siis põhjendus, et tuleb lisada. Kes te vaatasite? Ja see uus teenus ongi REST-teenus siis? REST-teenus. Tuleb nüüd 10. juuliks kasutusele võtta? Jah. Aitäh! Kohustatud isikute poolelt küsida, et tegelike kasusaajate osas on praegu suht vähe andmeid esitletud registris, et millal nagu laiendatud hulk või kas üldse tekib sinna tulenevalt nagu direktiivist, mis näiteks AMLA prindib siin reegleid, et tuleb sünnikohta ja igast muud sellist andmeid välja kohustatud isikul koguda, et kas need jõuab ka registrisse nüüd? See praeguse muudatuse raames ei jõua, kui seda oskab Raimond paremini selgitada. Korra võib-olla selles suhtes, et AMLA ei oma riigi mõistes. Ta on sees. Ei ole. Nüüd on sees. Et AMLA ei oma riigi mõistes mitte mingit tähendust. AMLA ei ole riigi tööorgan. Et AMLA juhendid, mis tulevad, on kohustused isikutele. Et AMLA ei ole meie mõistes direktiiv. AMLR-is on. AMLR-iga on otse kohalduv määrus, ei kohaldu riigile, kohaldab kohustust isikutele. Et tegelikult need andmed peavad koguma kohustust isikud ja need andmed ei tule tegelikult osaliselt andmekogusse, kuna sellist nõuet direktiivis, mis seal peab olema, ei ole kirjas. Kui direktiivi lisatakse selline nõue, sellisel juhul neid hakatakse sinna lisama, tänasel hetkel sellist nõuet ei ole ja me ei saa võtta direktiivi alusel registrisse rohkem andmeid kui see, mida direktiiv tegelikult tänasel hetkel kohustab kokku siis pidama. Alati võib loomulikult küsida rohkem andmeid, aga siis on jälle see ühiskondlik kokkulepe, et kas inimesed on nõus sellega, et üle maailma kasusaajad, kes Eestis on, hakkavad esitama andmeid, mida tegelikult nende enda koduriik ei nõua, mida tegelikult ka seadus ei nõua Euroopa Liidu mõistes. Kaua see üleminekuperiood kestab? Mõtled seda, mida Karoli viitas. Ütles, et aeg on, aga Karol juba vist mingit kuud ütleb, mul on tunne, aga ta ei taha öelda. Et kestab. Et eesmärk on ikkagi see, et keegi ei jääks õigustest ilma, kes need õigused vajavad. Ja neid lahendusi ikkagi tegelikult ka teile meid on võimalik siis otsida, et ikkagi kõik saaksid oma tööd tehtud, nii nagu peavad tegema. Ma lähen siis annan siitpoolt Janikule. Sain aru, et hakkate koguma ka mingi informatsiooni päringute tausta kohta, üksikpäringute tausta kohta, kui ka siis ligipääsu taotluste kohta, et seal on põhjendus, siis igasugune info kogumine, arvad ei soovi väga intensiivset järelevalvet ja analüüsi teha, nende osas on mõistetav. Aga igasugune informatsiooni kogumine võib kaasa tuua ootamatuid kohustusi. Näiteks kui ajakirjanik märgib siis päringu selgituseks kuriteoks ettevalmistus. Et mis juhtudel Rahandusministeerium kavatseb ja kuidas reageerida nendele märgedele? Pisteliselt ja järelkontrolli raames. Tegelikult sellist püsikontrolli nüüd ei hakata küll tegema. Et Mark seda ka välja otsin meile, aga pigem on see pisteline kontroll juhuotsingutega
ja tõesti ka aktiivrätingute andmekaitse inspektsioon, kes käib kontrollimas, et oleks võimalik siis tuvastada. Rahandusministeerium ei hakka nüüd küll kontrollima nende sõnumite sisu, mis siin on kirja pandud, et kas see tegelikult on kuritegu või teinud tulet, kas pannakse toime või panda toime. Et ju siis ajakirjanikud midagi plaanib, ju siis on põhjus selleks. Ja võib-olla juurde enne see, et mingis mäletan, et ühest artiklist lugesin just see, et nüüd edaspidi tekib nagu Eesti ajakirjanike andmebaas, et siis Rahandusministeeriumi tegeliku kasusaajate puhul nii-öelda on nagu juurde, et kindlasti see ei ole õige, et meie nii-öelda ei hakka tegema kindlasti mingisuguseid väljavõtteid, et mitu ajakirjanikku või kes neist ajakirjanikest neid andmeid see meie lihtsalt ülesanne statistika osas on see, et see samamoodi see kohustus tuleb Euroopa Komisjonilt. Euroopa Komisjon soovib sellist statistikat saada. Ehk siis üles tähendab midagi sellist, et me võtame siis korra aastas selle statistika kokku ja edastamegi siis, kui palju on õigustatud huvi alusel kasutajaid, kui palju on pädevaid asutuseid kasutajatena ja kui palju on siis kohustatud isikuid kasutajatena. Et sellega piirdub, et rohkem detailsemaks minema ei pea. Tundub, et küsimuste ring on saanud otsa. Vägisi välja mõtleme, et küsimusi ei pea. Kui vaikusmoment saabus see teksa, et fin.ee paik toimib. Lisaks ka siis RIK-i tehniline abi, kasutada tugi, kui on küsimusi edaspidi saate ka sinna korda, et mis puudutavad nüüd äriregistri poolt, mis puudutavad teksa poolt, saate küsida meie käest. Ja ilmselt siis 1. juulis, kui hakkavad meie testperioodid pihta, ja siis me saame teada, kas kõik toimib ja kui nüüd on tõesti mingisuguseid tõrkeid või takistusi, siis me sellest ka teavitame, kui see teksa rakendamine või siis teksa ligipääsu piiramine peaks edasi lükkama mingi aja võrra, nii et kindlasti seda infot te kõike saate. Aga tänud, et osalesite ja teile siis enam minekut päeva.